Keskaja järel algas Euroopas uus aeg. Inimesed kartsid kõige rohkem kolme suurt nuhtlust: sõda, haigusi ja nälga. Kui keskaja maailm oli aeglane ja paikne, siis umbes 1500 aasta paiku hakkas Euroopa kiiresti muutuma. Inimesed avastasid uusi mereteid ja maid, mis avas neile täiesti uue pildi maailmast. Kaardid täitusid uute rannikute ja sadamatega ning kauged piirkonnad said esimest korda ühenduse Euroopaga. See muutis inimeste mõtlemist. Kui seni oli elu olnud kindel ja etteaimatav, siis nüüd hakati uskuma, et maailm võib olla palju suurem ja võimaluste rohkem. Samal ajal toimus reformatsioon, mis lõhestas vana kirikliku korra ja pani inimesi rohkem ise mõtlema. Trükikunsti levik võimaldas teadmisi jagada kiiremini kui kunagi varem. Kõik need muutused lõid aluse uuele ajastule, varauusajale. See oli aeg, mil Euroopa astus välja keskaja varjust ja hakkas kujundama maailma, mida tunneme täna. Varauusaja Euroopa oli jagatud kindlateks seisusteks. See tähendas, et inimese koht ühiskonnas sõltus sünnist, mitte tema oskustest või soovidest. Kõige kõrgemal olid vaimulikud, kelle ülesanne oli hoolitseda inimeste hingeelu eest. Nende all seisis aadel, sõjamehed ja maaomanikud, kelle võim põhines suurte maavalduste ja privileegide olemasolul. Aadlikud ei teinud põllutööd, nende roll oli juhtida ja kaitsta. Kõige suurema osa ühiskonnast moodustas kolmas seisus: talupojad ja linlased. Nemad tegid igapäevase töö, mis hoidis riiki toimimas. Seisuslik kord oli jäik ja muutus aeglaselt, kuid uus aeg tõi kaasa uusi ideid. Inimesed hakkasid küsima, miks ühed sünnivad privileegidega ja teised ilma. See küsimus pani liikuma mõtte, et kõik inimesed võiksid olla võrdsed. Kuigi muutused tulid aeglaselt, oli see algus uuele ühiskonnale. Varausajal elas enamik inimesi maal ja nende elu sõltus täielikult põllust. Talupojad külvasid, harisid ja koristasid vilja, lootes, et ilm on nende poolel. Kui suvi oli vihmane või talv liiga külm, võis kogu saak hävida. Sellest sündis ikaldus ja sageli ka näljahäda. Ida-Euroopas, sealhulgas Eestis, oli talupoegade olukord eriti raske, sest paljud olid pärisorjad. Pärisorjus tähendas, et talupoeg ei tohtinud oma kodukohast lahkuda ega ise otsustada, kelle heaks ta töötab. Mõisnik oli tema peremees. Lääne-Euroopas oli olukord parem. Seal oli pärisorjus kadunud ja talupojad said ise oma elu üle rohkem otsustada. Kuid kõikjal oli põllumajandus aeglane ja sõltus loodusest. Varauusaja linnad kasvasid kiiresti ja muutusid Euroopa elu keskpunktiks. Kui keskajal olid linnad väikesed ja suletud, siis uus aeg tõi neisse rohkem inimesi, kaupu ja ideid. Linnades töötasid käsitöölised, kaupmehed ja meistrid, kes lõid uusi tooteid ja teenuseid. Gildid ehk käsitööliste ühendused hoidsid kvaliteeti ja õpetasid noori meistreid. Sadamalinnades saabusid laevad Ameerikast, Aafrikast ja Aasiast, tuues kaasa kaupu, mida varem polnud nähtud: suhkrut, kohvi, tubakat, siidi. Linnades said kohad, kus sündisid uued mõtted, uued leiutised ja uued võimalused. Kaubandus muutus Euroopa majanduse südameks. Linnad ei olnud enam lihtsalt elukohad. Need olid uusaegse maailma mootorid, mis liikusid kiiremini kui kunagi varem. Eesti uusaeg kujunes 16. kuni 18. sajandil aeglaselt, kuid kindlalt, kui vana keskaegne kord hakkas lagunema ja Euroopa mõjud jõudsid siia üha tugevamalt. Rootsi ajastul tõusis hariduse ja kiriku roll,
rajati koole ning loodi alus eestikeelsele kirjakultuurile. Samal ajal jäi talurahvas siiski päris orjaks, mis tähendas, et nende elu ja liikumine sõltus täielikult mõistikust. 18. sajandil Vene võimu all toimusid suured haldusreformid, mis muutsid Eesti kubermangud ühtsemaks ning tõid kaasa uusi seadusi talurahva kohta. Asehalduskorra kehtestamine aastal 1783 ja talurahva seadused 1802–1804 hakkasid tasapisi parandama talupoegade õigusi, kuigi pärisorjus püsis veel mõnda aega. Uus aeg tähistas seega perioodi, mil Eesti ühiskond liikus samm-sammult kapitalistliku majanduse, hariduse laienemise ja rahvusliku eneseteadvuse poole. Arengud, mis lõid aluse 19. sajandi ärkamisajale.